vabadus on ikkagi selle jaoks, et teha head. Ja head saab teha inimene, kes on sisemiselt vaba. Nende raskete lastega töötades olen alati pannud tähele seda asja, et sa räägid nendega, nad istuvad seal sinu juures, nad lubavad ennast parandada, nad lähevad ellu ja nad ei suuda seda. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui me aitame lapsel kasvada selliseks, et ta valitseb iseennast, ta valitseb oma ihasid, ta valitseb oma tundeid, sellega koos kasvab tahtejõud. Sellistel lastel on tugevam tahtejõud, nad saavad olla paremad inimesed. Sisemiselt vaba inimene saab olla vastutustundlik inimene. Ja meie vastutus lapsevanemana on tegelikult, siin ei ole midagi teha, on aidata lapsel kujuneda selliseks inimeseks, sest omakorda see on jällegi meie vastutus. Ja kui me nüüd mõtleme inimese ja looma peale, siis loom, temal ei ole tahet ja tegelikult tema ei ole vaba. Inimese olemus on transcendentaalne ja sellega käib kaasas siis see, et inimesel on olemas tahe. Ja see annab meile lootust, et tegelikult me saame aidata oma lapsi, et nendest kasvaksid head inimesed. Aga selleks me vajame teadmisi. Me aktsepteerime seda, et meil on vaja koolitust väga paljudel erialadel, aga tegelikult tänane päev näitab, et meil on väga vaja koolitust, kuidas kasvatada lapsi. Me tunneme kindlasti kõik inimesi, kes on targad, aga inimestena on nad egoistlikud. Või siis teame inimesi väga palju vanad inimeste hulgas, kes on siiralt head inimesed. Nende kooliharidus on olnud päris lühike. Ja siit me jällegi jõuame selle iseloomu teema juurde. Et teha midagi hästi lapsevanematena, me vajame teadmisi. Ükskõik mida me teeme, kas või küpsetame kooki, me oleme palju enesekindlamad, kui meil on teadmised. Ja ebakindlus tuleb sellest, et me päris kindlasti ei tea, kas selline käitumine on õige või äkki ma teen midagi valesti. Lapse areng toimub 3 tasandil. Keha, intellekt ja tahe. Ja täna me keskendume sellele tahte arengule. Nüüd inimest on õnneks nii palju uuritud, et see meid tõeliselt aitab. Tähendab, et me saame olla kindlad, sest meil on teadusuuringud kõrval. Inimese kehast, nagu me siin näeme, on 78% pärilik. Intellektist on pärilik 52%. Ja siin tuleb ka välja tegelikult see, et see sama 48% näitab, kui suur osa on võimalik ära teha näiteks koolil, et lapsest kujuneks tark ja arukas inimene. Aga kui me jõuame selle tahte juurde, siis siin protsendid on selles suhtes eriti rõõmustavad. 29% iseloomust on kaasa sündinud. Ja ülejäänud 71% on tegelikult meie kätes. Kui me teame ja oskame neid lapsi aidata. Nüüd tegelikult iga inimene on vähemalt kindlasti algselt oma loomult hea. Ja isegi nende kõige raskemate teismelistega tegeledes sa saad aru, et nendes kõigis on peidus see hea, lihtsalt nad ei suuda olla head. Ja tahte loomulik kalduvus ongi siis teha head, aidata teisi. Aga see, et mõnikord kukub välja hoopis teistmoodi,
see on ka paraku reaalsus. Ja inimesel, lapsel on siis tahtmine olla korralik, õpiimuline, aus, kuulekas, lahke, vastutustundlik. Seega ma arvan, et nüüd sellest eelnevast jutust ma olen ka aru saanud, et inimeseks olemisega käivad kaasas teatavad kindlad seaduspärasused. Nii. Ja nüüd me jõuamegi nende tundlike perioodide juurde, need, mis teie nende lehtede peal on kirjas. Ja jällegi inimest on päris põhjalikult uuritud. Ja kui me nüüd mõtleme natukene loomariigi peale, siis saame aru, et tegelikult kõigil elus olenditel on olemas niinimetatud tundlikud perioodid. Aga inimesel ja loomal on suur vahe selles, et loom on võimeline teatavad asju omandama ainult tundlike perioodide jooksul. Näiteks liblikas hakkab lendama teataval kindlal ajal ja kui see periood läheb mööda, siis ta ei ole suuteline lendama hakkama. Või näiteks meil oli hea näide, meie lähedal oli üks koer. Ja see koer oli esimesel eluaastal imearmas. Ja tema peremehed, nendel ei olnud teadmisi koerakasvatusest ja see esimene aasta lasti mööda minna. Seda koera, kes oli ilmselt võib-olla sellise kaasasündinud tugevama iseloomuga, ei koolitatud, ei pandud talle piire ja sellest koerast kasvas täiesti metsik koer. Ja ükskõik, kuidas nad vaeva nägid selle koeraga, see koer ei suutnud enam alluda mitte kellegile ja see koer lõpetas oma elupäevad, tõepoolest, et ta muutus ohtlikuks ka oma peremehele. Inimesega õnneks sellistesse ei ole. Inimene tegelikult ju on võimeline õppima kogu elu, on võimeline ennast parandama, ennast muutma, aga ometi on teatavad perioodid, mis on eriti soodsad. Ja näiteks need perioodid on siis kõigi 3 tasandil. No näiteks öeldakse, et laps peaks õppima käima kuskil 10. elukuust kuni siis 15. elukuuni. Aga on näiteks lapsi, kes on sel ajal lahastes, kes ei saa käima õppida mingisugustel tervislikel põhjustel. Ja nendel lastel on tohutult raske hiljem see käima õppimine, sellepärast et see õige aeg, see sensitiivne periood või see tundlik periood on mööda läinud. Või siis näiteks keelte õppimine. Lapsed, kes kasvavad mitmekeelsetes peredes, nad linnulennult omandavad need keeled. Ja nendes keeltes ei ole hiljem aktsenti. Ja see periood lastel keele õppimiseks on vanuses 1–8. Miks on näiteks vene keele õppimine niivõrd raske? Millal ta algab? Me kahjuks elame maal ja ma ei saa oma lapsi panna venekeelsesse lasteaeda. Ma paneksin kohe oma väikeseid lapsi, et neil ei oleks nii raske kui suurtel lastel see vene keele õppimine. Ja muide soovitatakse iga päev rääkida kas või pool tundi selles vanuses vene keeles lastega, et see ka hästi aitab. Nii, ühesõnaga on olemas need kindlad perioodid, millal saaks last aidata. Ja see teadmine aitab meid päris ilusasti. Ma toon teile nüüd näite tahtevaldkonnast. On täiskasvanuid, kes ei armasta absoluutselt õigeks ajaks jõudmist, kes lausa vihkavad igasuguseid ajatabeleid, kelle asjad on pidevalt segamini, kelle laua peal kas või tööl meenutab ei tea mida. Ja selle inimese kohta just eile rääkisin ühest suurest perest pärit poja naisega, kus kodus ei olnud tähelepanu pööratud sellele probleemile. Ja see naine ütles, et kui tema on vaeva näinud selle oma mehega, et neid korraharjumusi ja kõike seda aidata temas kujuneda. Ja tõepoolest, sellepärast, et õige periood korraharjumuste kujunemiseks on vanuses
umbes 5 kuud